Tervist! Tere! Me oleme siin, et teha üks huvitav asi. Nimelt ütlen kohe ära, et pühendame selle asja Gerdi sünnipäevale. Ja me teeme sellise väikse tantsukava, mida me kõik koos reedel õpime. Õpime varem ja reedel esitame. See on kõigile kohustuslik. Ja seega hakkame pihta. Me alguses teeme ilma muusikata, võtame liigutused läbi ja siis edasi pärast muusikasse. Palun! Esimese osa siis teen mina. Väga lihtne. 2 ringi. 1, 2, siis on käed üles ja teisele poole. Siis uuesti 1, 2, käed üles, 1, 2, veel kord 1, 2, käed üles, 1, 2 ja viimast korda 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nii, väga hea. Nüüd räägime edasi siis teisest osast. Teine osa algab siit samast, kus lõppes esimene ja liigutused on järgnevad. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ja siis tuleb samamoodi läheb edasi. Ehk siis see koht uuesti teile kiirelt. Ja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parem jalg, vasak jalg ja nüüd 1, 2, 3, 4, 5. Või no mitme sammuga muusikast tuleb. Nii, ja nüüd korrata sama asi, teeme kiiremini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parem, vasak, 1, 2, 3. Ja sellega lõppes teine osa. Alustame kolmandaga. Jätkame kolmandaga. Nii, see käis 1 ja 2, 2 ja 2 ja nüüd puusatöö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jõues peale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peaks olema lihtne. Ja nii. Nüüd tuleb neljas. Neljas osa. Võta valmis. 1 ja 2, 1 ja 2, 1 ja 2, 1 ja 2, 1 ja 2. Ja innukamalt. 1 ja 2, 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 1 ja 2. Seksi peab olema kõik. 1 ja 2. Ja siit läheb edasi see sama osa, mida me enne tegime. Ehk siis teeme nüüd järjest kuni uue osani. Olgu. Jah. Aga siin me enam ei hüppa viltu, sest nüüd tuleb viimane osa. Õigus, jah. Ja selle nimi on saksofoni mees. Ja alustame siis meie poolt vaadatuna vasakule. Saksofon kätte. Aga on puusa liigutus. 1, 2, 3, 4. Jääme siia paigale. Siis tuleb ring. 1, 2, 3, 4. Ja noh, kõigile tuttav. Ma arvan, et selle te oskate juba. Mõned ühele poole, mõned teisele poole. Ja alustame täpselt peegelpildist paremale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja seda kõike siis 4 korda. Ehk 2 ühtepidi, 2 korda teistpidi. Peaks olema enam-vähem. Ma arvan, et kui te selle ilusti järgi proovite, siis te olete peaaegu sama head nagu meie. Kohtume reedel.